Mina olen Rasmus Lippur, Lääneranna gümnaasiumi direktor ja loen Hasso Krulli loo Kurja kala kohvik. Kuri kala elas meres. Meri oli sügav. Meres elas palju väikesi ja suuri kalu. Kuri kala armastas kõiki näksata. Kalad ujusid tema juurde, kuri kala näksas kõiki. Kalad karjusid, ai, ta näksab. Kuri kala rõõmustas. Kõik kalad ujusid kaugemale. Kuri kala jäi üksinda, ta meel oli kurb. Kuri kala kutsus teisi, tulge siia, tulge minu juurde, aga keegi ei tulnud enam. Kuri kala oli väga kurb, ta tahtis teisi kalu kätte saada, aga kõik ujusid eest ära. Äkki nägi ta suurt kala, see oli valaskala. Valaskala ei ujunud ära. Kuri kala rõõmustus, ta hüüdis, tule siia, ma tahan sind näksata. Valaskala ei vastanud, ta imes vett ja rohelisi vetikaid, need voolasid valaskala kurku. Kuri kala tundis, kuidas vesi voolab, ta oli voolu sees, vool kandis teda koos vetikatega. Gluu. Valaskala neelas kurja kala alla. Kõik läks pimedaks. Kuri kala ujus pimedas, kuskilt hakkas paistma valgust. Ta ujus valguse poole. Valaskala kõhus oli linn, uhked majad ja palju rahvast, kõik elasid vaala kõhus. Kuri kala läks linna, ta kõndis mööda tänavat, inimesed tulid vastu, kõik läksid teisele poole teed. Nad ütlesid, see on ju kuri kala, ta armastab kõiki näksata. Kuri kala oli kurb, ta läks kohvikusse, istus lauda, tuli ettekandja. Kuri kala tellis jäätist. Ettekandja tuli tagasi ja küsis, kas teie olete kuri kala, kes armastab kõiki näksata? Jaa, hüüdis kuri kala rõõmsalt. Palun tulge kööki, ütles ettekandja, meil on teie abi vaja. Nad läksid kööki. Köögis oli palju potte ja panne, pliidi peal keses pada. Tuli kokk. Ahaa, hüüdis kokk, kas teie oletegi kuri kala? Jah, vastas kuri kala. Meil on täna kalasupp, ütles kokk. Ta viskas kurja kala otse patta. Kui supp valmis sai, jagati seda kõigile. See oli väga hea kalasupp. Kõik sõid ja olid rõõmsad. Kohvikule pandi nimeks Kurja kala kohvik.